No hei kõik fännid, tänases videos ma näitan, kuidas saada Voyager roodi. See on see nagu, näeb välja nagu kui sul see peal on nagu katana, aga selle roodiga saab väga kiiresti kalu catch ida. Kohe ma näitan, kui kiiresti. Nii olgu mullet. Vaata, nüüd see hakkab kohe seda laskma. Lasi ära ja vaadake, kui kiiresti ma selle põhiliselt kätte sain juba. Nii et täna siis ma näitan teile, kuidas seda roodi craftida. Just nii, seda roodi tuleb craftida. Nii et eks ma siis näitan teile, kuidas craftimiskoht kõigepealt lahti saada ja siis mida on teil vaja, et seda craftida ka. Nii et me hakkame siis pihta. Nii olgu. Siin on 2 Great Hammer Sharki ju. Vaadake. Mis asja. Igatahes. Nüüd. Peate sõitma kõigepealt Ancient Islandile. Ma kohe näitan, mis Island see on. See on see Island seal, siuke kirju, mitte see muusuud, see punane, vaid see nagu teine, selle taga see roheline, see saar seal. Ja siis nüüd peate siia kohale sõitma. Nii, see saar seal. Aga täna aitäh kõigile, kes te olete saanud mulle sõbrakutse. Näiteks Sitamaa 13 Sitamaa, 14 Sitamaa ja 15. Ja kui teie tahate ka minu missioonides osaleda, nagu ma nendega teen mõnikord, siis saatke sõbrakutse nimele Harimo 65. Näete, see on siin. Igatahes saatke ja ma võtan kõik vastu. Aga nüüd ma siis näitan, kuidas saad seda. Ja äkki ma ütlen ka uuesti. Kui me teeme ära 50 subscribe'i, ma teen laivi, kus ma popin niuki ja 5 Aurorat. Niuk plus 5 Aurorat. Ja see, kus ma niuki popin, seda ma veel ei tea, aga ma mõtlen selle peale veel. Ma arvan, et see on mingi hea koht. Aga saatke mulle kindlasti see sõbrakutse, kuna ma teen niuki oma privaservus ja Auroraka, nii et. Ja kui me saame kokku ka 50 sappi, enne kui tuleb uus update, ma arvan, siis ma teeksin uuest update'ist hea meelega laivi. Aga kui me ei saa uueks update'iks täis, vaid me saame äkki järgmiseks või ülejärgmiseks, siis ma teen ka ikkagi laivi, nii et igatahes. Nüüd, nagu te nägite, siis kõndige see rada, nagu ma just tulin. Ja siis tulete jälle siia, sõidate selle trossiga ülesse. Nii algu esimene asi, mis te peate tegema. Ronite siia mäe otsa. Nii, nüüd näete seda kivi seal, seda. Minge sinna poole. Ja vaadake, siin on siuke lill. Ja siit lille kõrvalt hüppake alla. Ja siin vaadake, siin on see koht. Ja siin saab ka osta Bonix roodi. Ja siit te saate võtta, siit te peate võtma esimese asja, mida meil vaja on, et üldse see craftimiskoht lahti saada. See on, ma näitan miuke. Oota, mis selle nimi oli?
oodake natuke rahvas. Vaadake, siit te saate endale siukse fragmenti. Vaadake, siukse rohelise. Siin kohas saate claimida selle. Nüüd ma näitan, kuidas saada seda, mis selle nimi oli, oranži, nii. Ostjate siit Eclipse tootemi, see on 250 000. Ostke neid 2 tükki, teil on vaja neid 2, aga mina võtan praegu ainult 1, et teile näidata, kuidas seda kohta lahti saada, kuna mul ei ole vaja Eclipse'i nüüd seda edasi teha, aga teie ostke neid 2. Nii, nüüd otsige see Eclipse tootem välja. Nii, ärge seda kasutage veel. Ma näitan, kuhu minge siis alles kasutage seda. Ja seda tootemit saab teha ainult päeval, nii et see ka üks asi. Tuleme nüüd lähete jälle siit selle tee, vaata, kus me algul läksime paatiga, tulime siia, siis lähete jälle siia peale. Nii. Ja siis lähete siit ülesse jälle selle väikse mäe otsa. Nii, lähete jälle siit selle rossiga, sõidate. Ja rahvas, unustasin ka mainida. Kui saadate mulle sõbrakuud, saate ka olla minu privaservudes, näiteks Fishki omas, Bloxfruiti omas, teate siukest mängu äkki nimega 3008, tolles te saate olla. Ja mul on veel mõned privaservud, aga neid ma ei ütle teile praegu, kuna need te saate alles teada siis, kui mulle sõbrakutse saadate. Te peate ise avastama, mis mängus mul on need privaservud. Nii, algu, nüüd jõudsime siia mäe otsa, on. Nüüd tehke see tootem nüüd, nii. Ja teil spawnis siia siuke oranž, mis selle nimi oli? Vaadake, te saite endale siukse fragmenti nüüd. Siukse. Oota, ma panen ilusamini nüüd. Nii, vaadake siukse oranži. Nii, meil on 2 olemas nüüd, on. Nüüd meil on vaja veel siukest, on. Kohe näitan, kuidas seda saada. Nüüd lähme siit mäe otsast alla. Vaadake siin, kus saab inventory sellida. Siin kohas. Nii. Nüüd kõnnite siit edasi, siia poole. Ja siin on vaadake see keskel see nagu tiigike. Nii nagu hüppate siia sisse, sellest sisse. Nii, ja vaadake, mina olen selle juba ära võtnud, mul ei ole siin seda sinist, aga teil on siin siuke sinine fragment, vaadake siuke. Nii, ja nüüd meil on vaja ühte veel. Siukest lillat, on. Nii, kohe näitan, kuidas siukest lillat saada. Siuke lilla. Nii, seda te peate püüdma Ancient Islandilt nüüd siit kohast. Või ükskõik kus te võite selle kätsida, aga mina lihtsalt püüan siin seda. No nii. Ma ei tea, kui hea lakk mul täna on, nii et võib-olla te videos ei näe, kuidas ma seda kätsin, aga te lihtsalt teate siis, kuidas kätsida seda. Mulle, et... Ja see, mina Trident Roodi kasutan.
Te saate seda fragmenti ükskõik mis roodiga catchida, selleks te ei pea kasutama trident roodi. Ja kui te saate nüüd selle on ju endale, vaadake. No nii, kui vaata, teil tuleb pea kohale siuke täiesti tavaline märk, mitte siuke nagu mulle just tuli see kollane, aga täiesti tavaline nagu common kalamärk. Ma kohe näitan, milline see on. Nii, vaadake, see on siuke. Nüüd palun. Ja nüüd ma saan Colossal Squidi appi, mu striik. Ei, palun ära ütle, nii on lood. Ei! Rahvas, likeige, subscribe'ige. Ei ole võimalik! Ei ole võimalik! Teete nalja või? Minu 42 000 striik praegu läks. Oh my god. Igatahes, vaadake, siuke märk nagu mul just pea kohal tuli. Siuke, siis peab tulema teile, et nagu täiesti tavaline märk ja siis te saate endale nagu selle lilla selle fragmenti. Igatahes te peate siin natuke kaua fishima. Minu striik. Ma ei viitsi seda tagasi ka grindida. See oli nii suur. 42 000 ja siis kadus mul ära. Olgu. Nüüd tulete jälle siia. Lähete sellega üles. Nii olgu. Nii. Siin kohas nüüd vaadake, siin on see glider. Ostke see endale, te peate ostma, et saad sinna kohta. Nii olgu, siis otsige see endale inventoorist välja. Nii olgu. Võtke see endale niimoodi, et saate seda vajutada. Nii, siis tulge siia. Nii, ja nüüd siit, minge selle peale siin. Ja siis pange see peale, see glider. Ja nüüd minge siia auku. Nii, ranige siit alla. Ja nüüd, kui teil sai samal ajal Eclipse läbi, siis tehke päevaks ja tehke jälle Eclipse'i. Teil on selle roodi saamiseks ka vaja 4 inimest, ma unustasin mainida. Vaadake, siia nagu 4 erinevat inimest. Te peate kõik need korraga panema. Siia läheb siuke solar, on ju, oranž siia. Nii, siia läheb siuke sinine. Siuke. Ei oota. See siuke sinine läheb siia. Nii, olgu. Siia läheb siuke sinine, sinna läks nagu roheline. Ja siia läheb siis siuke lilla. Ja nüüd te peate neid keerama igaüks õieti ja siis sinna teil on seal uks sees, siis kui üks on õige, siis seal nagu lähevad mingid värvid põlema, aga selleks, et neid keerata, selleks te peategi Eclipse'i tegema. Nii olgu, nüüd kui te saite selle ukse lahti, siis tulete siia sisse, on ju. Nii, nüüd ranite siia posti otsa. Nii olgu, lähete siia. Siis ranite siin jälle posti otsa. Ja kindlasti ma teen veel videosi,
kuidas craftida mingeid roode. Nii. Olgu. Mul on kohal need. Nüüd vaadake. Te peate olema level 400, et seda roodi craftida. Nii vaadake, teil on vaja opalit selleks ja voidwoodi ja magic thread'i. Magic thread'i on lebo saada, te peate lihtsalt kalama ja siis saate magic thread'i. Aga see peab olema tavaline magic thread, mitte mingi ancient magic thread või lunar thread või see. Nii igatahes nüüd ma näitan, kuidas opalit saada. See on siuke asi. See saab meteori seest. Vaadake, see näeb siuke välja. Nägite, ma arvan. See on siuke nagu kirju. Siin valgus segab veits, et te näeksite. Oodake. Nii olgu. Nüüd ma saan näidata teile, milline opal on. Nii olgu. Opal on siukeis nagu kirju, mida saab meteori seest. Nii, nüüd te ilmselt teate, kus saab sundial tootemeid osta. Ja te ei pea tegema sundial tootemeid, et meteor spauniks. Kui te niisama ootate, siis spaunib ka meteor, aga on olemas ka meteor tootem. Nii et kellel on meteor tootem, see kasutage neid, aga mina näitan praegu, kuhu meteor spaunib. Ja siis ma näitan ka, milline kiri tuleb teile, kui meteor spaunib. Oodake, kukkin alla siit. Ja rahvas, palun likeige, subscribe'ige. Kuna täna, see streak, see ei olnud meelega, ma ei kaotanud seda ära. Nagu reaalselt ka. See ajab mind nii närvi ikka veel, et mul see ära kadus. Opa, mul jäi see glider peale, kui me läks rani. Nii olgu. Nüüd tulete siit august välja, on ju, ja siis see koht jällegi, kuhu me algul paadiga läksime. Siis tulete siia. Nii, vaadake. Oodake siin. No nii, ja siis kui mingid päevad täis on teil, siis võib tulla meteor, aga ka sandalitega saab meteori spaunida. Sandaleid on teil rohkem vaja. Ma praegu ei hakka näitama, kus on meteor tootemeid ja sandal tootemeid. Ma arvan, et teate ise ka, kus sandal tootemeid saab. Aga näadake, nüüd tuli siia meteor. Nii, ja siin sees on iga kord erinevad asjad. Näe, vaadake, praegu oli ametist. Te peate seda nii kaua tegema, kuni saate 3 opali. Nii, nüüd ma näitan, kuidas saad seda voidwoodi. Nii. Sõidate, kus Island on, no vaadake, see Island seal, vaata seda ei ole praegu hästi näha. No see valge Island, kus saab ka enchantida, see on Statwell of the Save kanti. Ma ei oska õieti öelda seda, aga see valge Island siin. Yes, Sandstone Islandi. Nagu ees siis, kuid sõidate Ancient Islandit. Nii olgu. See Island siin meie ees, sõidate sinna. Nii. Oi, kurat.
nii olgu, tulete siia auku, nagu ka nägite. Siis räägite selle inimesega siin. Ütlete, how much, ei soeta deal. Ja soojate seda leverit, aga oodake, siin nagu oli midagi. Mis asi see on? See on kala. Kalad. Olgu, siis tulete siia, hoiate eed peale, et see alla läheks see lift nüüd. Nii. Nii olgu. Nii, ja vaadake, siin saab ka osta Kings Roadi. Aga nüüd meie peame hakkama siin kalama, nii et see on nagu see, teil tuleb pea kohale kollane märk, see on nagu legendary kala, aga -10 on umbelshark, aga sellel ei ole progress speed, minu arust ei tohiks olla Voidwoodil. Minu arust. Ei tohiks olla. Vaadake, ma sain umbelsharki, aga meil ei ole vaja seda lege, meil on nüüd teist lege vaja. Jälle umbelshark. Vist. On jah. Aga siin te peate kalama, et saada Voidwoodi. Ja teil on vaja 3 Voidwoodi, nii et see võib aega võtta. Ma võtan teise roodi praegu, ma arvan. Ma proovin ühe korra veel sellega. Ja ma võtan teise. No nii. Olgu, võtame selle roodi, võtame praegu, paneme laternaga tagasi. Nii olgu. Peidiks paneme selle World Energy või ma ei oska jätkalt seda. Nii olgu. Ikka ma saan umbelsharki. Ma tahan teist kala. Uppa, see on big. Näe, vaadake, Megalodon just tõi mulle Voidwoodi vist tõi, aga ma ei ole päris kindel. Ei tanud. Tõi Bluefish. Näe, vaadake, nüüd ma sain Voidwoodi just. Näe, see on siuke. Teil on legemärk tuleb ja siis progress speed ja näe, vaadake, Voidwood. Veel üks Voidwood. Topelt Voidwood. Oh yeah. Ei, see ei ole lege. Kahju. Ei ole. Olgu 2 Voidwoodi peame veel kalama siin. Näe, olgu, sain veel ühe Voidwoodi. On hea. Nii olgu 1 Voidwood veel siin kalada. Ja siis saame lõpuks
ma saan näidata teile, kuidas saada voyagerroodi, kui ma seda õieti ütlesin. Yeah. Olgu. Ja mis me saame siis? Vaadake, saimegi Voidwoodi ära nüüd. Nii olgu, meil 3 Voidwoodi nüüd olemas. Nüüd sõidad selle liftiga siin tagasi ülesse. Nii olgu. Nüüd lähete tagasi, oota. Nii olgu, nüüd lähme me tagasi Ancient Islandile. Nii olgu. Lähme Ancient Islandile, sinna Islandile, mis on Musgrove'i kõrval nagu. Kui sellelt Islandilt sõita. Nii olgu, sõidame tagasi nüüd. Ja siis ma näitan, mis edasi teha. Olgu, siis tulete selle peale, siis tavalise glideriga saate ka, aga mul on praegu teine glider peal hetkel. Nii et tolle teise glideriga, mis ma näitan, tollega saate ka siia. Aga nüüd siis lähme siia. Nii, lähme alla siis ja nüüd, nii olgu. Nüüd lähme jälle sinna kohta, kus sai craftida, onju. Nii olgu. Lähme siis sinna kohta tagasi. Nii. Nüüd vaadake, siin voyagerrood, onju. Teate mis, kui teil need kõik asjad olemas on, onju, aga teil ei luba seda craftida, siis vaadake, mis teil viga on. Võtate oma inventuuri lahti, pead selleks võtma. Kirjutame näiteks void. Nii olgu, vaadake. Siin on need kõik voidwoodid, onju. Kui nende peal on teil täheke, need on teil saveritud, siis telo peal peate tegema 2 klõpsu, telefoni peal teete 2 klõpsu, et panna need üldse tähekese alla ja need maha võtta, selleks ka 2 klõpsu. Ja siis, kui te võtate need maha ja võtate opalitelt ka, nendel meteoori seest, mis saite, nendel võtate ka maha selle tähekese. Siis teil ongi siin see kõik olemas, aga nüüd, kui teil on magic trade ei ole, siis teed täpselt sama jälle. Nii, näadake, kui teil on magic trade'i peal täht, siis võtate selle maha ja siis nüüd saitegi endale voyagerroodi. Nii. Nüüd kindlasti ma teen veel videosi, kuidas craftida mingeid roode või midagi muud, aga ma teen ka kindlasti teistest mängudest videosi, mitte ainult Fishkist. Nii et aitäh vaatamast tänast videot. Kindlasti likeige, subscribe'ige ja loodan, et näen teid ka oma järgmises videos. Tšauki!